Kui sa ainult kuulad seda, siis ei ole sellest mitte mingit tolku, siis see on informatiivne jutlus ja nüüd natuke tean midagi paastumisest rohkem. Aga kui sa hakkad selle järgi tegema, siis see pilt, mis mul siin nagu vaimusilmas jookseb, on see, su ees on tormine meri ja karid. Ja sa saad tükkhaaval Jumala käest sellise tarkuse, et sa vaikselt vähehaaval navigeerid nende karide vahelt läbi ja su usulaev ei jookse karidele, ei jookse madalikule, ei lähe põhja. Paast ja palve on üks nendest peamistest viisidest, mis hoiab sind sellel kursil, hoia oma antenn väljas ja mingil hetkel Jumala vaim kõnetab sind, et nüüd siit 2 kraadi paremale, nüüd siit 3 kraadi vasakule ja lähed nendest veealustest karidest, millest mõnedest sa võid saada teadlikuks alles hiljem. Sa vaatad tagasi ja sulle tutvustatakse nii-öelda kaarti, näed, kust sa läbi tulid. Sina ise võib-olla isegi teadlikult ei tulnud, see on ka üks asi Jumala otsimise puhul, on asju, kus sa teadlikult tead, et sa oled ohust mööda läinud. Ja siis on sellised kordi, kus ta on sind alateadlikult juhtinud, sellepärast, et sa oled teda otsinud, vaim on olnud tundlik, nii-öelda vastuvõttu see GPS-süsteem on toiminud ja ta on alateadlikult sind juhtinud mööda karidest, millesse sa muidu oleksid sisse sõitnud. Nii et see on oluline teema, see on oluline asi. Olge õnnistatud, olge sõna tegijad. Amen.